Tere tulemast! Mina olen Aivar. Mina olen Karina. Mina olen Silver. Mina olen Edward. Alustame oma esmaabikoolitusega. Iga inimese elus võib ette tulla olukordi, kus keegi meie lähedastest või lihtsalt inimene tänaval vajab elupäästvat esmaabi ning siis me peame tegutsema. Aga kas me teame, kuidas tegutseda, mida teha? Kindlasti ei tohi abi andmist karta. Aitame kas või natukene. Iga inimese kohus on õnnetuse korral esmaabi anda. Õigesti antud elupäästva esmaabiga õnnetuskohal võime päästa kannatanu elu ja vältida lisakahjustuste tekkimist. Päästeahel on just nii tugev, kui on tema nõrgim lüli. Ümbritsev keskkond. Kas on iseenda jaoks ohutu? Ohuolukordade puhul ära torma kohe teist päästma, nii et sead ohtu iseenda elu. Kannatanu seisundi hindamine. Kannatanu seisundi hindamisel on kõige kiirem välja vaja selgitada elustamisvajadus. See tähendab teadvuseta kannatanu puhul tuleb selgeks teha, kas ta hingab ja kas ta süda töötab. Teadvuse uurimine. Kui inimene on kaotanud teadvuse või näib elutu, selgita välja, kas teda saab äratada või mitte. Uuri kannatanut järgmiselt. Kõneta kannatanut valjud. Kui ta vastab küsimustele, siis on ta teadvusel. Kui kannatanu kõnetamisele ei reageeri, raputa teda õlgadest. Kui ta vastab üksikute sõnadega või ebamäärase häälitsusega, esineb teadvuse häire. Kui ta ei reageeri üldse ärritajale, on ta teadvuseta. Teadvuseta kannatanu abistamine ehk siis püsiv külili asend. Kui kannatanu on teadvuseta, aga hingab ja tema pulss on tunda, siis aseta kannatanu lamama stabiilsesse külili asendisse. Jälgi, et kannatanu pea peab jääma ka küljeli olekus kuklasse. Kannatanu alumine jalg on sirge, alumine käsi selja taga. Pane tema pealmise käe laba põse alla, et pea püsiks paigal. Kannatanu pealmine jalg on kõverdatud nii, et see fikseerib külili asendi ja kannatanu ei vaju kõhuli. Järgmisena siis hingamise uurimine. Vaata, kas kannatanu rindkere liigub, kuula, kas ta hingab. Kui rindkere liikumist ei näe ja hingamist ei ole kuulda, katsu käe seljaga, kas tuleb hinge õhku. Täiskasvanu hingab rahuli olekus umbes 12–16 korda minutis. Kui rindkere liikumist ei näe, hingamist ei ole kuulda ja hingeõhu liikumist ei tunne, siis järelikult kannatanu ei hinga. Katsu pulssi unearterilt. Unearter asub siis kuskil siin. Et kaela pealt kõrisõlme kõrguselt 2 sentimeetrit kõrisõlmest paremale või siis vasakule. Siis paremale. Normaalne pulss siis inimesel on 60–100 lööki minutis. Vahelida su tableti! Pagan! Kas doktorid ka on siin kuskil või? Traumade puhul võib kaasada ka šokk. Šokk on eluohtlik vereringe häire, mis avaldub kiires vererõhulanguses. Šoki tunnused on kahvatu külma hiiga kaetud nahk, kiire ja nõrk pulss, kiire hingamine ning kannatanu on rahutu, võivad tekkida teadvuse häired. Kuidas tegutseda šoki puhul? Pane kannatanu lamama. Tõsta kannatanu jalad kehast kõrgemale. Katta kannatanu soojalt, kuna ta võib maha jahtuda ning rahusta kannatanut. Ära anna kannatanule juua ning ära lase kannatanul püsti tõusta. Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helista kohe numbril 112, kust vajadusel saab kiirabi saabumiseni ka näpunäiteid kannatanu abistamiseks. Helistades 112 tahetakse kohe teada, kus juhtus, mis juhtus, kellega juhtus, mis seisundis on kannatanu, kes helistab ning ära katkesta kõnet enne, kui oled selleks loa saanud. Kui õnnetuse piirkonnas mobiiltelefoni levi puudub,
siis võta mobiiltelefonis kaart välja. Vali ilma kaardita mobiiltelefoni number 112 ja saad ühenduse häirekeskusega. Verejooks. Verejooksu peatamiseks võõral inimesel kasuta kaitsevahendeid, kas kummikindaid või ka kilekotte, mille mässid enda käte ümber. Hinda olukorda, kas see on sinu jaoks ohutu. Ära unusta verega levivad nakkushaigusi. Tegutsemisjuhised. Suru veritsev haav oma kaetud käega kinni või võimalusel lase see teha kannatanul. Pane kannatanu lamama. Kui verejooks on jäsemest, tõsta jäse üles, välja arvatud luumurru korral. Eemalda haavalt verejooksu peatamist takistavad riided. Esimesel võimalusel tee haavale rõhkside käepärastest vahenditest. Voldi või rulli riidetükk kokku ja aseta haavale. Võta pikem riidetükk või riidese ja seo haav sellega kõvasti kinni. Väldi. Ära puutu lahtist haava ilma kaitsevahenditeta. Ära eemalda haavas olevaid esemeid, milleks võivad olla nuga, puupilbas või mingi muu ese. Luumurrud. Luumurrud jagunevad tavaliselt kaheks, lahtisteks ja kinnisteks luumurdudeks. Lahtise luumurru korral on verejooks nähtav, kuid kinnise luumurru korral mitte. Peamisteks tunnusteks on kindlasti valu, turse, jäseme liikumisvõime langus, jäseme väärasend ning lahtise luumurru puhul ka verejooks. Mida siis kõigepealt teha? Kõige olulisem on peatada suur väline verejooks. Suru veritsev haav oma kindlasti kaitstud käe sõrmedega kinni või võimalusel lase seda teha kannatanul endal. Pane kannatanu lamama. Eemalda haavalt verejooksu peatamist takistavad riided. Esimesel võimalusel tee haavale käepärastest vahenditest rõhkside. Mida tuleks siis kindlasti vältida on see, et ära liiguta kannatanut. Tee seda ainult äärmisel vajadusel. Ära transpordi ise vaagna, reie või jalaluumurruga kannatanut. Ära anna kannatanule juua. Luumurdude kahtluse korral tuleks siis kindlasti arvestada ka sellega, et kannatanul võib olla selgroovigastus. Selgroovigastuse kahtlusega kannatanu puhul ära mitte mingil juhul painuta tema pead kuklasse, vaid jäta alati otsaks. Ja võimalikult vähe proovige kannatanut liigutada. Elektrivool kahjustab otseselt kudesid, tekitab nahapõletust ning võib põhjustada südame rütmihäireid või koguni südame seiskumise. Elektrilöögi tunnusteks on kliiniline surm, ka šokitunnused näiteks nahk on kahvatu, kaetud külma higiga, pulss on kiire ja nõrk, hingamine on sage. Kannatanu rahutu, võivad tekkida teadvuse häired, teadvuse kadu, hingamistakistus, ebaregulaarne pulss, 3. ja 4. astme põletus ning lihaste kramplik kokkutõmme. Kuidas tegutseda? Lülita vool välja kas lüliti või kaitsekorgi abil. Vabasta kannatanu vooluringist puust esemega, näiteks kepp, oks, teivas. Isoleeri ennast elektrit juhtivast aluspinnast, näiteks kummtallaga jalanõud, kuiv laud, raamatud. Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helista kohe numbril 112, kust vajadusel saad kiirabi saabumiseni ka näpunäiteid kannatanu abistamiseks. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga, siis aseta kannatanu selili maha ja alusta elustamist. Kui elektrit ei õnnestu välja lülitada, siis ära püüa kannatanud elektrijuhtmetest lahti rebida, vaid oota abi saabumist. Kõik elektrikahjustusega kannatanud vajavad arsti konsultatsiooni. Lõpuks saab seda kuulsat kana.
järgmine. tere, üks kanaämber, palun. Kas suur või väike? Suur. Mis lahti? Kas majas on doktor? Lämbumine võõrkeha hingamisteedes. Sitke aine, näiteks halvasti mälutud lihatükk, suur närimiskumb või kompvekk, väikelastel ka mänguasja osad, jäävad sügavale neelu kinni või satuvad kõrisse ning sulgevad hingamisteed osaliselt või täielikult. Lämbumise tunnused on näiteks täieliku hingamisteede sulguse puhul kannatanu ei hinga, nägu muutub kiiresti sinakaks, kaotab ruttu teadvuse, hingamine on häälekas, vilisev, esineb ka hingeldus, hingamispausid. Osalise hingamisteede sulguse korral järsult algav läkastushoog. Kannatanul tekib lämbumistunne, surmahirm, ei ole suuteline rääkima. Lapsed näiteks ei nuta, sest kogu jõud läheb hingamisele. Ja nägu punetab pingutusest, köhast ja huuled muutuvad sinakaks. Aga mida teha lämbumise korral? Hingamisteede mitte täieliku sulguse korral peab kannatanu köhima. Ära pärsi köhimist. Kui köhimine ei õnnestu, siis painuta kannatanu ülakeha ette alla, pea vöökohast madalamale ja patsuta abaluude vahele. Täpsemalt kasutatakse Heimlichi võtet. Aseta oma käed kannatanu selja tagant ümber tema ülakõhu, suru üks käsi rusikasse ja haara teise käega rusikast või randmest. Aseta oma rusikas käsi vahetult nabast ülespoole vastu kõhtu. Tõmba seongus käed järsku nõksatusega enda poole, suuna ka kannatanu abaluude poole. Ja tee seda korduvalt. Ja lämbumise korral väldi seda, et sa hakkad sõrmadega seda võõrkehadalt kurgust välja võtma. Sa võib-olla lükkad selle talle veel sügavamale kurku. Sa ei viinud prügi välja ju. Kõik maas siin ju. Kus ma ta viima pidin? No prügi pääle! Mina pean ära viima, aga ma olen ju seal köögis, teen 3 tundi süüa. Kiirnuudleid 3 tundi. Mis kiirnuudleid? Ma teen 3 tundi juba seapraadi, sest sina ei või normaalselt salatit süüa. Ja üldsegi ma ei saa aru, mida sa üldse siin kodus vahid? Kas sa üldse tööle oled läinud või? Tööle ei käi, mina toon raha majja, enne. Siis ma lihtsalt leidan õhkusin, varsti ma ei sooda ära! Appi! Kas siin doktorid ka? Põletused. Põletused moodustavad 50% laste ja 5% täiskasvanute traumadest. Ohtlikuks muutub põletuse suur vedelikukadu põletuspinnalt. Näiteks villid. Tunnused. Valget või musta värvi kärpunud kude, suured vedelikuga täidetud villid, mis on tihti lõhkenud ja valulikud, punetav, kuiv nahk. Tegutsemisjuhised. Jahutab põletushaava jaheda voolava kraaniveega. Jahutamise kestvus on 15–20 minutit. Kata haav puhta sidemega. Kui spetsiaalset side käe pärast ei ole, sobib ka pesupuhas lina või käterätik. Kata kannatanu pärast haavade jahutamist ja sidumist soojalt, vältimaks maha jahtumist. Kui puhast vett ei ole käe pärast ning kasutad jahutamiseks jääd, pead jää enne mässima puhta riide sisse. Väldi. Ära aseta suurte põletustega haiget pikaks ajaks külma vanni või veekogusse. See võib põhjustada organismi mahajahtumise. Ära kasuta paljast jääd ja jääkülma vett haava jahutamiseks, sest see võib kahjustust veelgi süvendada. Ära aseta lahtisele põletushaavale mitte mingeid rahvameditsiinist tuntud vahendeid või õli, hapukoor, aloe, mesi, vaselin või mõni muu samalaadne toodang. Kasuta ainult spetsiaalseid põletuse raviks ette nähtud vahendeid. Kunagi ei tohi happest põhjustatud söövitust
leelisega neutraliseerida ja vastupidi. Pane tähele. Ära eemalda naha küljes kinni olevaid riideid. Kudede kiire jahutamine peatab kuumuse toime ja väldib haava süvenemist. Jahutamine vähendab turse teket ja leevendab valu. Tere kallis! Mis juhtus? Kus sa tuled selleks? See karuputt lollakas. Mis karuputt? See söövitab sul käe sisse. Ai pagan! Arsti palun! Arsti! Söövitused. Peamisteks tunnusteks on siis erinevad nahavigastused, tugev torkiv valu söövitunud piirkonnas. Nahk võib ka olla punetav, võivad esineda villid ja naha ümbrus võib olla tursunud. Et mida siis teha nende söövitustega? Võta saastunud riided seljast, vältides täiendavat kokkupuudet kemikaaliga. Loputa nahka jaheda jooksva veega vähemalt 15 minutit. Põletushaavade või põletiku tekkimise korral tuleb pöörduda koheselt arsti poole. Väldi kemikaali silma ja suu sattumist. Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks võib helistada ka mürgitus infoliinile, mis on siis 16662. Sa võtad suuri ka veel nii täis? Ai, suuri võtad. Ma korra väiksem, ma olen kuulnud, et väiksed pidid ülihead rippid olema nendega. Ma olen kuulnud, et suuremad on palju paremad. Võib-olla sa oled suurem ja siis sul on võib-olla suuremad paremad, aga ma olen väikeste peal täna. Võta sa suurelt väikse. Hoia mu juukseid. Ise hoia ennast. Ma ei tunne ennast üldse hästi. Ei tea, kas siin arsti ka on. Mürgistused. Mürgistuse esile kutsunud aine jääb sageli esmaabi andjale teadmata. Mürgistuse põhjuse võime siiski mõnikord leida, kannatanu lähedalt näiteks tabletikarbid, seened ja nii edasi. Mürgistuse tunnused on järgmised. Teadvusetus, unisus, uimasus, agressiivsus, segasus, tasakaaluhäired, oksendamine, nahavärvi muutus. Kuidas tegutseda? Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helistada kohe numbril 112, kust vajadusel saab kiirabi saabumiseni ka näpunäiteid kannatanu abistamiseks. Tasub meeles pidada, et kannatanule ei tohiks juu anda ning ei tohi esile kutsuda oksendamist. Allergiline reaktsioon, putukahammustus. Putukahammustustega kannatanutel esineb järjest sagedamini raskeid allergilisi seisundeid. Allergilise reaktsiooni tunnusteks võivad olla siis peamiselt kiiresti kujunev šokk. Nahk on kahvatu, kaetud külma higiga, pulss on väga kiire ja nõrk. Hingamine on sage, kannatanu võib olla rahutu, võivad tekkida ka teadvuse häired. Raskemate juhtude korral võib esineda kiiresti kujunev hingamisteede turse, mis võib lõppeda hingamisteede sulgumisega. Kergematel juhtudel paistete piirkonnas lokaalne turse ja punetus. Kindlasti tuleks meeles pidada, et mida kiiremini kujunevad allergianähud ja šokitunnused, et seda eluohtlikum on seisund. Mida siis meie saaksime seal kohapeal olles ära teha? Et pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist tuleks helistada kohe numbril 112. Tuleks proovida vältida šokiseisundit, pane kannatanu lamama, kata kannatanu soojalt, rahusta kannatanut ning hingamisteede turse korral võib ka ümber kaela teha külma kompressi.
abi, arsti palun, arsti. Infarkt on verevarustuse katkemine või oluline vähenemine mingis südamepiirkonnas, mille tagajärjel võib südamelihases suurem või väiksem kahjustus olla. Sümptomiteks on valu südamepiirkonnas, valu kirgub selga, vasakusse kätte, hingeldus, väsimus, külm higi, hirm ja jõuetus. Esmaabi on mugav asend. Teiseks säilitada rahu, värske õhk ja helistada koheselt 112. Insult on järsku algav osaline ajutegevuse häire, mille põhjuseks on kahjustatud ajuosa verevoolu vähenemine või lakkamine. Ilma hapniku ja toitaineteta võivad närvirakud mõne minuti jooksul hukkuda või tugevasti kahjustuda. 3 põhilist sümptomit. Ühe kehapoole halvatus, suunurga allavajumine ja kõnehäire ehk afaasia. Tunnusteks võivad veel olla neelamishäire ja nägemishäire, mäluhäired, tasakaaluhäired, pearinglus, peavalu, teadvuse häired ja põie ja seedetegevuse häired. Insuldi korral helistada kohe 112. Aeg päästab aju. Hüpertermia ehk kuumarabandus. Kuumarabandus tekib kõrge välistemperatuuri toimel, kui higistamine on häiritud või takistatud. Kuumarabanduse algus on järsk. Kannatanud kaotavad kiiresti teadvuse. Enne seda võib esineda lühike segasuse periood. Ülekuumenemine võib põhjustada raske, surmaga lõppeva seisundi. Hüpertermia tunnused. Krambid, teadvuse häired või teadvuse kaotus. Sage hingamine. Kiire pulss 160–180 lööki minutis. Punetav, kuum ja kuiv nahk. Oksendamine, peavalu, peapööritus, väsimus ning kõige hullem kliiniline surm. Hüpertermia puhul tegutsemisjuhised oleks: vii kannatanu jahedasse, võta ära pealisriided. Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helista kohe numbril 112, kust vajadusel saad kiirabi saabumiseni näpunäited kannatanu abistamiseks. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinge, siis aseta kannatanu selili maha ja alusta elustamist. Kui kannatanu elustamist ei vaja, aga on teadvuseta, keerata lamama stabiilsesse külili asendisse. Jahuta ja niisuta nahka märja rätikuga. Pane otsmikule külma veega niisutatud rätik. Hüpertermia pool väldi. Ära tõsta kuumarabandusega kannatanu jalgu üles. Sellega kaasneb ajuturse oht. Ning ära jahuta kannatanud liigselt maha. Long live the king. Uppumine. Uppuja päästmine algab uppuja väljatoomisega veekogust. Ainult väga hea ujuja tuleb sellega toime ning temagi peab mõtlema oma ohutusele. Uppunud inimene on alati teadvuseta. Võib esineda aga kliiniline surm. Vette hüpanud kannatanul kahtlusta alati ka selgroovigastust. Mida siis saab ära teha? Pärast kannatanu seisundi hindamist ja elupäästva esmaabi andmist helista kohe numbril 112, kust vajadusel saad kiirabi saabumiseni ka näpunäiteid kannatanu abistamiseks. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga,
siis aseta kannatanu selili maha ning alusta elustamist. Selgroo vigastuse kahtlusega kannatanu elustamisel jäta kannatanu pea otseks, ära painuta kannatanu pead kuklasse. Hingamisteede avamiseks tõmba kannatanu alumine lõug ülesse. Kindlasti tuleks meeles pidada, et ära mine uppunud päästma, kui pole inimese veest välja toomise ja ujumise oskust, kuna sellisel juhul võid sattuda ka ise ohvriks. Nii, tere taas! Olemegi jõudnud lõpule oma esmaabikoolitusega. Ma loodan, et see oli naljakas, et te õppisite midagi ja oskate ka tulevikus siis neid õpetusi rakendada. Aitäh, et olite meiega. Aitäh! aitäh! Mis asi see? Jälle Elustamine. Kui kannatanu on teadvuseta ja ei hinga, siis alusta elustamisega. Eemalda suust võõrkehad, näiteks hambaproteesid, okse, toit ja nii edasi. Vajadusel keera kannatanu korraks külili ja pärast uuesti selili. Painuta kannatanu pea kuklasse. Pane tähele, hingamisteede avamine lülisamba vigastuse kahtluse korral, aseta kannatanu selili, ära painuta pead kuklasse, vaid tõmba teise käega alalõug üles. Lasku põlvili kannatanu kõrvale ja paljastada rindkere. Aseta oma käed kannatanu rinnaku alumisele kolmandikule, panes ühe käe teise käe selja peale. Vajutus toimub labakäe päkaga. Olles ise kannatanu kohal, hoia käevarred küünarliigestest sirged. Vajuta sirgete kätega nii, et rindkere vajuks 4–5 sentimeetrit. Surumissagedusega 80–100 korda minutis. Efektiivse elustamise korral jõuab veri ajuni. Jätka elustamist hingamise ja pulsi taastumiseni või kiirabi saabumiseni.